Tere õhtust ja tere tulemast Tapa linnaorkestri suvekontserdile. Tapa linnaorkester on sellise nimega eksisteerinud juba umbes 20 aastat, aga suvekontsert leiab täna aset esimest korda. Kuidas me selleni jõudsime? Viini filharmoonikutel on suvekontsert Schönbrunni lossiaias. Berliini filharmoonikutel on suvekontsert Waldbühnel. Vanemuise sümfooniaorkester andis tänavu juba 10. kontserdi Kassitoome orus. Ainus loogiline samm siit edasi on Tapa linnaorkestri suvekontsert siin Tapa kultuurikoja väljakul.
Tere õhtust, head inimesed! Mul on väga hea meel teid siin kõiki näha. Kui me seda kontserti hakkasime korraldama, siis meil ei olnud erilist kindlust selles, et täna siin nii palju tuleb. Me oleme natukene juba harjunud, et Tapal on väga hea publik ja meie kontsertitel Kultuurikajas on alati saal täis. Aga me polnud kindlad, kas me suudame oma publikuga selle nii-öelda kirikupargi ära täita. Aitäh, et tulite! Ja nüüd ma räägiks teile ühe loo. Juhtus minuga ükskord selline asi. Tähendab meie orkestriga. Et 2 aastat tagasi me pidime sõitma Peterburi. Tänavu ka, aga ilmselt juba aimata, miks me tänavu aprillis Peterburis ei käinud. 2 aastat tagasi juhtus selline lugu, et pidime sõitma Peterburi, aga 2 kuud enne väljasõitu kuidagi nagu selgus, et see reis jääb ära erinevate halbade asjaolude kokkulangemisel. Ja mis teha? Orkestril tahe reisida oli, repertuaar oli valmis, pillid olid juba soojad, tahaks reisida, kuupäevad broneeritud, see ei olnud lihtne. Aga tahaks reisida. Noh, ega mul väga palju rahvusvahelisi tuttavaid ei ole ja siis aga ühele Leedu sõbrale kirjutasin, kuuled, et meil on selline lugu, kuupäevad on sellised, kas saaksid midagi teha, kuidagi appi tulla. Ta tuli appi, ta korraldas meile väga-väga lühikese etteteatamisega 2 kontserti. Andsime kontserti Taura G Kultuurimäes ja Paneveitsitse linnaväljakul. Aga selline ülimalt lühikese etteteatamisega reisi või kontserdi korraldamine ei ole minu meelest iseenesest mõistetav. Ja siis ma olen 2 aastat tundnud, et ma olen võlgu nendele meestele. Ja keegi taha olla võlgu. Ja siis tekkis hea võimalus. Me tegime meile proovi. Ma kutsusin siis selle nii-öelda peakorraldaja meile külla. Ütlesin, tule meiega mängima. Ja ta ütles, et okei, ta on nõus. Vastasin mina, et tule mängiks soolo ka. Ei, ta ei ole nõus soolot mängima keset suve. Ta ei harjuta nii palju suvel. Aga tal oli üks sõber, kes oli nõus soolot mängima. Aga selle sõbral oli pruut, kes tuli ka kaasa võtta. No kõik mängivad trompetit seal minu selja taga kuskil. Ja siis paar päeva tagasi otsustas üks tuubamäng, et tema tahab ka tulla. Nii et ma kutsusin ühe leeduka, saime 4. Nii et ma saan esimest korda teile öelda, et teie ees on üle-eestiline, maailma parim rahvusvaheline Tapa linnaorkester. Nüüd siis see mees, kes oli nõus soolot mängima. Andrius Stankevitšus Leedust mängib flügelhornil Astor Piazzolla Oblivion.
you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds flying over the rainbow. Why can't I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, birds fly, birds flying over the rainbow. Oh, why can't I? If happy little bluebirds fly above the rainbow, why can't I? aitäh!
Thank
Järgnevalt kuulete 3 Eesti rocki tähtteosest koosnevat popurriid, mis on inspireeritud sel aastal laineid löövast ja suure tõenäosusega ka lainetena käivast koroonakriisist. Kindlasti kõik veel mäletavad 2+2 reeglit ja seepärast esimesena popurriis kõlabki ansambli Paradoks laul Ära möödu must lähedalt. Teisena kõlab ansambli Fix laul Grammofon. See võib-olla nõuab nüüd väikest selgitust. Nimelt laulu sõnad räägivad sellest, kuidas muusik jääb töötuks, kuna leiutati muusikat mängiv masin. Märtsi keskel jäid päevapealt kõik muusikud töötuks ja muusikat saigi kuulata ainult läbi grammofoni või siis veebikontserte, mille kohta ütles Hendrik Sallsaller: mind trussarite väel kodus kontserdi andmine ei võlu. Ja olgem ausad, nende veebikontserditega ei saanud ka keegi rikkaks, nii et popurrii 3. ja viimase lauluna kõlab Gunnar Krapsi surematu hitt Tühjad pihud.
juba linnukesed väljas laulavad, keenad kaasekesed kingul kohavad. Lund pole tänavu olnudki, majanduskasv on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangiseeland poole ammu koolis käib. Kiinod pandi kinni, teatrid samuti. Viirus hiilib ringi, kodus olla paluti. Sportlandis on hullud päevad, inimesed lolliks läinud. Kõigil käes on kummikindad, keena kevade on käes. Ma loeksin nüüd veel ühe luuletuse. See on katkend Walt Whitmani poeemist Salapärane pasunamees. Pasunamees. Just. Puhu, pasunamees, puhu nagu tunned. Mõistan sind ning kui voolab su rõõmus su ülev prelüüd, siis tusane maailm, tänavate rüsin, kärarikkad tunnid kaovad. Nagu õhtune kaste vaob pühalik rahu maa peale. Karges öös kõnnin õndsate kõndimist. Tunnen rohu, niiske õhu rooside hõngu. Su laulust paisub mu ikkes ja väsinud hing. Sa vabastad mind, päästad ellingult hõljuma, kosuma laotuse merre. Ja pasunamees, ma palun puhu mulle nüüd lõpuks veel üks lugu.
ülim seni kõlanuist. Sa pead uuesti
Thank you.